diplom? Tere kõigile, tegelikult diplom anti mulle kõrgkoolist esimesena majandusküberneetikast, hiljem õppisin juurde bioloogiat, ma julgen kohe minna bioloogiat õppima. Aga looja andis mulle esimese väga targa lapse, kui ma töötasin ise ülikooli teadusuurimuste sektoris ja pidin teadusuusimaid saavutusi ellu rakendama, siis minu tark laps arvas teisiti. Tema peal ei toiminud ka rahustid ja tema, õnneks oli üks tohter, kes ütles, et kui sa meditsiinist abi saad, äkki pöördud looduse taimede poole. Ja siis ma pidingi tegema kannapööre, ma olen väga õnnelik, mul on täna 3 last ja 6 lapselast ja see, kelle diagnoosil ei söö, ei räägi, mängi, on täna ise meedik. Aga selle loo ma olen kirjutanud, et täna vähe aega, selle loo ma olen kirjutanud minu tee taimede väeni, mis on ka e-raamatuna ja kahjuks mul ei ole teile rohkem seda näidata, kui praegu, kes pärast vaheajal vaatab. Aga ma tahan nüüd sellesse teemasse sisse minna lähtudes, mina olen sellel eelmisel ajal, mis just meil ette kanti, elanud, sündinud ja kogenud ja maal elades ja vaadates oma vanavanemaid, siis ja pärast lugedes ka, et tõesti me kunagi oleme olnud väga tugevad ja loodusega seoses ja jõudsime mammutil järele joosta ja kätte saada, et aga nüüd on meie elu kuidagi kiiva kiskunud ja ega mul elus omal ka väga palju probleeme olnud, ega muidu ma ei oleks taimede juurde jõudnud. Ja kui ise ei osanud minna, siis vähemalt saad tark laps, kes ütles, et otsi abi. Aga me kõik seda teame, kui me olime füüsiliselt tugevamad, võib-olla kui täna, aga tänane aeg ja see uus, mis meid ees ootab, et me oleme nii vaimelt kui hingelt väga tugevad ja tänaseks küll on põlluharimine tööstusesse läinud, aga ilmselt, kellel vaja, siis tuleb uuesti, mõni ütleb kannapööre või tagasi, mina ütlen edasi. Ja kui me üldse taime ja inimese suhteid mõtleme, vaatame, siis inimene sünnib siia pea ees, see on kõige mineraalsem osa meil. Taimel on juured mullas, aga meil on teineteisega suhe kõikidel tasanditel, kui taimel on lehed õrnad, seal on palju õhku, meil on õhk kopsudes, kui taime õies on tema seemned ja tema reproduktiivsüsteem, siis on meil vastupidi, nii et meil ei ole vaja ainult juuri või lehti või aroomi või Mendelejevi tabelit, meil on vaja tervikut, millest eelnevalt tuli juttu. Ja kui meil meie põlves õpetati, et terves kehas terve vaim, täna peame selle pöörama, terve vaim loob terve keha ja aga kõik meie kehad, meil on üks keha, meil on vaimuhinge ja informatiivne, energeetiline, füüsiline, ükspuha, kuidas keegi neid nimetab, aga kõik need kehad tahavad süüa, isegi tänavasti, ma arvan. Nii, aga täna me oleme jõudnud selleni, et ma ise oma teadmisi annan tegelikult igapäevast leiba teenin hoopis regionaalplaneerijana, aga oma kogukonna inimestele, kuna täna on selline kogukonna üritus ja kuidas seda teha, siis me oleme oma Kihlepa külamajas oma permapeendra valmis teinud ja öelnud inimestele, kes peavad täna hakkama kas oma peenart pidama või toitu kasvatama, muidugi saab 9. korrussel lillepotis ja rõdu peal ja vertikaalaedades ja ma olen näinud 22. korrusse riisipõldu ja täna on kõik võimalik. Aga kui sa reaalselt pead nüüd kevad tuleb, varsti lumi sulab ära, pead hakkama tegema selle maatüki peal oma aias, kus sa oled, siis ära kaeva lavidad puruks selle kõva ja juurikadest täis maa peal, vaid mõtle, et on võimalus ka see, et me teeme selle sama maa peale peendra, ehk siis kõrgpeendra ehk permapeendra, no kuskilt tuleb komposti sõnnikut saada, kuskilt tuleb mingi põhku või lehti või kõiki saada ja sinna natukene struktuuri ka okstest risust panna. Ja võib-olla siis seda peenikest mulda selleks, et selle taime ümber või siis, kui peenemaid seemed tahad kasvatada ja juba esimesel aastal tuleb saada. Me peame selleks valmis olema, minu kogukonnas oli niimoodi, et vanemad prouad ütlesid, et ei, kui sa selle sinna külama jõuad, et siis tuleb maduussid ja meie lapsed saavad kohe nõelata ja nii edasi, aga pärast esimest saaki on nad kõik minu paadis ja nad ütlevad, omal võiks ka nii teha. Ja taimed kasvasid, saak oli tore, me võime kõik seda teha, seda kutsutakse permakultuuriks, seda me oleme kõik kunagi õppinud, osanud, teinud. Aga
kuna me peame täna kiiresti tegutsema ja ilmselt see olukord, mis täna on, paljudelt võtab töö ja leiva ja ma ei kujuta ette, kui peres mõlemad jäävad töötud ja mul ei ole lastele süüa anda, siis tuleb seda esimesel kevadel teha. Ja selles olukorras, kus sa oled või sõbraianurgas või oma linnaaias ja et kui meie hoiame maad ja maale anname, siis maa hoiab meid ja kõik, mis üle jääb, on võimalik komposteerida. Tänasel päeval isegi on olemas peened vihmaussid, kompostöörid, mis sa paned ka 9. korrusse kööginurka ja paned sinna oma kohvipaksud muud ja vihmaussid söövad ja alt võtad seda mulda, mida võid ka roosile panna või oma rõdukasti. Kõik on võimalik ja kui on võimalus, siis mõtle ja teadlikult kavanda, kuidas sa saad tegeleda iseenda aitamisega nii maal kui linnas või kas või lastele õpetamisega. Ma nii mäletan, kui mu lapsed elavad Tallinnas Ervas, tegi ka oma eraeda esimese peenrajal, siis lapselaps, seesama ei söö, ei räägi, mängi tema esimene lapselaps, läksid turule, ostsid taimed ja siis tüdruk tõmbas kohe küti vahele. See on minu peenralaps, sina siin ära sega üldse emaga vahele, võttis selle esimest tomati, tahtis kohe teistpidi keerata, vanaemad otsis nad õpetada. Aga lapsed tahavad seda teha, tehkem seda koos, nad aitavad meid. Aga kui sul muud võimalust ei ole, siis meil Eestis veel on metsa, veel on riigimaad, kus tohib hommikuõhtust päikesetõusust päikeseloeng käia. Ja mina ütlen, et minu turvatunne on väga palju suurenenud, kui ma võin öelda, et kui maa roheliseks läheb, siis mina olen söönud ja ma võin teised ja naabrid ja oma lapsed ära sööta. Ja arvestades eelmist ettekannet, siis mina kunagi ei ravi mitte ühtegi haigust. Mina olen ainult tervise poolt ja toetan tervist ja siis ma jään ellu ja võin ka sellest rääkida kõva suuga, sest ma eelmiselt üle 60 aasta on seda õpetanud mulle, et räägi neile, kes tahavad kuulda ja räägi selles keeles, mis lubatakse ja teadjad saavad aru. Ja sellepärast ongi, et me saame minna koostöösse nii omavahel kui looduse ja maaga ja lühidalt selleks, et üks lehm saaks 1 hektari peal söönuks, peavad mikroorganismid maal, piltlikult 7 lehma maal tööd tegema. Selleks on vaja seda multsimist ja permapennat ja seda, et sa ei pea nii palju ise kastma, et mullastruktuur on paigas ja mullastruktuur seob rohkem õhuniiskust ja kõik see, selleks on teooriad olemas, selleks on kogemusega inimesed olemas, kui vaja tarvis tulen õpetan, kellel on minu kogemust vaja. Ja ma vahepeal oli mul võimalus täiendada ennast Inglismaal Emerson College'is, see on inimkeskne antroposoofiakeskne maailmavaade ja ma vaatasin, kui lugesin neid raamatuid, ütlesin, et oleks minul olnud, küll ma oleks neid varem lugenud. Mul oli väga tark botaanikaõppijad, kes ütles Mercedes, õpi lugema looduse raamatut, seal on kirjas kõik tarkused, sest see, mis raamatus, nii suhtleb ka minu ja teistesse raamatutesse, seal on kirjas see, mis enne sind juba on aru saadud. Aga looduses on see kõige uuem tarkus ja kunagi ei ole keelprobleem või see, et sul ei ole raha, aga selleks tuleb looduse poole pöörduda, teda vaadata. Ja eesmärk on see, et me saaksime tasakaalu praeguses olukorras. Ilmselt minust ei saa enam võib-olla baleriin ja peotantsijad, kuigi ma lapsepõlvest tahtsin saada ja vahepeal sain isegi peotantsijaks, aga täna pean mõtlema selle peale, kuidas vanaemana ja selle elutempoga hakkama saada. See tähendab, ma pean selles olukorras, mis täna üritama tasakaalu endast seada, selleks on nii palju informatsiooni olemas, praegu on siin Massaare motopildid, kes on seda meile vee ja veesõnumite läbi selgeks teinud. Ja kui me tahame olla kõik siin väekad ja uut seda riiki üles ehitada, et me jaksaksime nendel ülesannetel, mis me täna rääkinud oleme ja siin veel räägime, omale võtame, meil peab olema jõudu ja väge ja täpselt sama ilusaid vedelikku ja mõtte ja emotsioonimustrid omas omama, nii nagu seda suudab teha looja ise, eks ole, kui ta meile selle ühe vee molekuli seal või molekulid ära külmetab ja siis meile lumehelbe mustrina taevast alla sajab. Ja vanasti, kui olid veel talus soojad toad ja külm õues, siis tulid aknale lume või jäälilled, küsige, kes need mustrid tegi ja kust need mustrid tulevad, siis teil ei ole nagu looja aktsepteeritud probleemi, aga ma pidin täna rääkima esmaabitaimedest. Mul on olnud kunagi taimeaed ja ma panin neile sildid juurde ja õppisin ladinakeelset nimetusega, neid oli nii palju ja siis teised küsisid, siis targad küsima ja tahtsid artikleid kirjutada, küsisid, mitu taime või mitu ravimtaime sul on. Ma küsin, kas ma võin umbrud või sisse lugeda. No siis läks olukord keerulisemaks. Nüüd on see aeg, kus ma olen teinud üksikud valikud elutempo, need selleks kõik ei jõua. Ja mis meil praegu sajab? Praegu on talv.
Mul on teile raske taime näidata, lodjapuu jäi ka koju külmkappi, aga kui te praegu ringi sõidate ja suusatate ja kui te näete metsas ühte põõsast, millel on veel punased marjad otsas, siis suure tõenäosusega on harilik lodjapuu, kuna ta on külmakindel, kuna ta on igavese nooruse mari, ta on üks vähestest, mis säilitab meie kliimas, tuisus, lumes, õhus oma värvi ja maitse. Jah, ta on looduslik konservant, jah, ta võib anda meile nii värvi, kui võime tast otse süüa, kasutada teda loodusliku konservandina, teha ravimoosi või teena, viljad, lehed, koored, kõigil on erinev ülesanne koostis, aga ega siis ma ei ole nüüd esimene, kes seda on näinud. Meil klassikaliselt on eelmine põlvkond õpetanud, et lodjapuu on mürgine, see hakkab kõlbama süüa alles pärast esimest öökülma. Vanasti külmetas loodus, vanajumal ise, nüüd on külmkapid, no siis kui mari valmis, pane külmkappi, kui sa muidu ei saa, aga sellel aastal valmisid nad ilma ka, linnud hakkasid sööma enne esimest öökülma, järelikult sai valmis, järelikult oli meil vaja, sest koroona oli vukseks. Aga ma lihtsalt loodan, et ma aega ei ületa, aga ma tahan teile näitlikult lugeda, kui võimsad on taimed ja mida nad kõik sisaldavad. Ma usun, et nende EV-tabelit oleme kõik koolis õppinud ja ma loen siit Virgo Ludmilla Mihkelson raamatust, kellel on võimalus analüüsida ja see kõik kirja panna. Ma loen ainult ühe osa, milliseid mikroelemente harilik lodjapuu sisaldab. Alumiinium, boor, kroom, fluor, magneesium, kaltsium, fosfor, hõbe, jood, kaalium, kloor, koobalt, kroom, magneesium, mangaan, molübdeen, naatrium, nikkel, raud, räni, seleen, strontsium, tina, tsink, vanaadium, vask, väävel. Okei, teised teadlikud loete ise. See on kõigil olemas, see ei ole ühe õhtu raamatu lugemine, see on teil öökapi piibel. Et kui tekib, et ei ole endaga tasakaalus või tervis ära läheb, siis seal on ka tabelid, kus on nii vitamiinide puudus, mineraalainete puudus, ka psüühilise emotsionaalne seisund, väheseid raamatuid, kus see kirjas on. Nii. Teine esmaabi, seda esimest võite oma tuua metsast, kui te oma aeda või metsatukka istutate, siis ta tahab ühelt poolt päikesepaistet, teiselt poolt natukene niiskust, sest ta kasvab meil mereäärsetes kadakates, aga tsivilisatsioonist linnast kaugemal, nii et ja tema kultuurvorm on lumepall. Järgmine taim, karevaremerohi, väga universaalne. Ka permakultuuris kui haljasväetist ja massiandev, ehk lühidalt, kui teised suve jooksul ükskord tõusevad, õitsevad ja sügiseks on seemned valmis ja vegetatsiooniperiood läbi, siis tema teeb sellel ajal 2 korda. Tõuseb, õitseb lehemass valmis, siis lähevad esimesed vanaks, sealt tulevad juba uued ja teist korda. Tema paneb ühe perioodiga 2 tsüklit, ehk see tähendab, tema on meister oma enda ülesehitamises ja meile ka täpselt samuti annab seda informatsiooni, et ta on kõikide kudede taastaja. Pikk jutt, kehva jutt. See taim peab olema teil kõigil aias, kas te tahate põllumajandusega tegeleda või tervisega tegeleda, sest ikka juhtub, eks ole, igasugu asju, aegad lõikad noaga näppu ja astud orgi otsa ja vesilane hammustab ja sul on vaja plaastrit panna. Lapsed ja kõik me oleme õpetatud, et kui midagi katki, siis tuleb plaaster peal panna. Väga hea kleeppaine kleebib otse kõikidel negatiivsetel pindadel. Praegu läks natukene seda musta koort ka, aga see ei tähenda. Ei kuku maha. See tähendab, ta on väga hea haavaliin. Sobib nii sitikahammustuse, mesilase hammustuse, lihtsalt verevalumi, käänatud-väänatud liigesed. Kui paned mitu kihti ära kuivab, siis tehakse temaga looduslikult kipsi. Ainukene asi, ta ei ole nii väga ilus taim. Ühe korra tuleb, siis on juba suve keskel mingi risu hakkab inetuks minema. No lõika see maha, pane see multsiks ja tulevad jälle ilusad uued õied. Meil on see sinine õis hakkab minema violetseks, aga meil on olemas ka valge õielist. See on see karevaremerohi, Symphytum officinale, lugege. Talvel on külm ja jurikat ei ole, siis ma panen selle, see on üks suke jurikatene, panen ta niiske paberi sisse ja seisab väga kaua kilekotis. Kui ma viitsiksin ta panna niiskesse liiva ja panna kotti, siis on veel kauem võtta, sest seda saab kasutada ka nohu puhul ninna toppida. Kuna ta ka kleebib limaskestadele, võib panna ka hambapõletiku peale ja igast august sisse toppida, kui tarvis teha raviküünlaid ja nii edasi, sest temaks tehakse ka
hemaroidisalvi, see on ka meil Saksa firma poolt on ka kauplustes olemas, varemerohusalv ei ole, ka meditsiin kasutab seda, aga pange ta kasvama ja siis katsuge talveks teda hoida niimoodi, aga kuivatatud ka sobib. Ma ei hakka rääkima legendidest, mis mul on tulnud sellega teha. Aga alates tõesti igast olukorrast, võtta üks, et mul jäi see plaasterdamine lõpuni tegemata, sest plaastrile käib ka, eks ole, see paber peale. Aga muidu lapsed ütlevad, ei ole plaaster, eks ole, aga kuna ta nii hästi liimib, siis on plaaster peal. Nii, näitan ainult järgnevaid pilte, 2 minutit veel. 3. Praegu on koroonaaeg, muud asjad, on olemas harilik kalmus, mis kasvab veekogudes, mis puhastab looduses vett ja puhastab meie organismi. On kibe, mõru, ma kuivatan teda, juuri korjatakse kevadel või ka muul ajal, tal on eriline lõhn, aga teinekord räägin pikemalt. Kalmuse juur, igasuguse gripi, kui teil ei ole seda kloori asja, siis see on looduslik puhastaja ja kui te neid tükke kuivatate, võite igas koti nurgas, püksitaskus kanda, aitab pohmaka vastu igasugused kõhugripid, mis on koolerad ja need, mis seda haigusnimi praegu on, COVID, hambapõletiku vastu, kõigi muu, mitte vastu, ühesõnaga tasakaalustab ja tõmbab nagu põletiku välja ja minul on tulnud ka COVID-haigusi, inimesed küsivad ja üks härral ütles, et aga COVID-i vastu ju rohtu ei ole, et mis ma sinna perearsti juurde lähen ja ta polnud sinna üldse läinud, isegi siis, kui ta laborist positiivse vastus sai. No siis mul oli talle neid samu esimesi neid punaseid marju, lodjapuumarju anda ja siis andsin neid juuretükke ja järgmine kord tuli ise ennast näitama. Jäi ellu. Astelpaju te teate kõik, ma ei hakka rääkima, astelpaju on õline. Palun pange talle mingi teine juurvili või õun või mahl juurde, siis lapsed joovad. Ja te teate, kui poest ostate, siis tal see õline osa tõuseb peale, siis teil tundub siuke, kas halvaks läinud õlirast tõuseb ikka peale. Aga siis loksutage, siis ta on kaunis, aga sellega ma õppisin tegema vale fantat ja kunagi, kui mul raha vähe oli, lapsed väiksed, siis ühe fanta pudeliga käisid lapsed ekskursioonil nii kui silt ära kulus. Kui pension on väike ja raha ei ole või praegu töötaja eite, siis nõges on toidumaailma kõige kõrgem valk, esimene liha asendaja. Nõgesest võib teha kotlette, pikk poissi, ükspuha kuidas selles, aga ta üksinda on liiga tugev range, teda tuleb lahjendada, pane 50% teedukartulit või muid asju juurde ja maitseaineid ja teekotletti on taimne kotlet. Harilik viigu, kellel süda haige, siis need on need jahumarjad, ekkidena kasvavad kõik, mis on südamega seotud ja harilik viirgu. Seened, seente maailm, väga vinged, isegi siitakese seent müüakse meil poes, teadusuuringud on kõik tehtud, ei maksa ka väga palju, aga sellel aastal oli lehtkobartorikuid või muid asju Eesti looduses, meie looduses ilmusid Hiina, Jaapani raviseened ja kellel ei ole jälle seda ei kalmust ega ei ole seda kloori asju, siis punase kärbsesena tunned ikka ära, aga seentest palun ärge alustage panter, valgest ja teistest kärbseseentest, punasest kärbseseentest võite alustada, aga ärge siis esialgu kohe mitut ära sööge tilkade kaupa, tinktuuri kaupa, tulge õpetan võilile festivali aegu või kevad tuleb esile, mis lume alt tulevad, on kollakad ehk Rakvere raiped ehk rõikalised, väga hästi kõlbavad kõik salatiteks, kõik need teeääretes kollased, põlved, mis kollased on. Proovig väga ja salat senikaua, kui nüüd puitunud ei ole, kui varras on puitud, tehk võitest. No ma ei hakka nendest lihtsamatest asjadest rääkima, mis kõik salatiks on. Aga teine asi on siis selleks, et talve peale tuleb mõelda ka. Kevadel 16, et mul on mai keskel tavaliselt võilil festival, kus ma õpetan ja nüüd leegutan seda hapendamist. Hapendada saab nii nagu hapupulki ka kõiki teisi asju, kõik, mis süüa kõlbab, need samad raudrohulehed, teelehed, normenupulehed, metsikud karuloogid, muud edasi. Ainult nõgest ärge väga palju panna, see liiga valguline, siis teate, nõgest läheb, siis läheb teil kogu kraam looja karja. Aga aitäh, kes sai minu esinemist inspiratsiooni. Aga kui te tahate minu kogemusi, mis on tulnud ka raamatus kirja panna, aga need ma kirjutasin 10-15 aastat tagasi, siis kui see, kes raha maksis, see tellis muusika ja siis need on enam-vähem nii-öelda toidualased filosoofiat, võis nii palju sinna vahele kirjutada.
mul on siin õidest hingeni, millest oli mingi artiklikene, aga kuidas taimemaali inimene ja meie hingemaailmas suhtleme, mis oleks tark teada. Ja natuke gurmaandust ka. Kõik, kes ostavad poest sparglit, siis teadke, spargel, proud sparglit kasvavad Eestis läänerannikul looduslikult meie laidude peal. Ja kui te tahate nendest süüa teha, siis retseptiraamatud on ka, need ma olen Soome spargleima Pauli Asakene raamatud olen tõlkinud, täna on neid rohkem. Ja siis, kui asi kiireks läheb, siis kui olen kaasautor ka tänapäeva Kongsmori koduapteegis. Aitäh kuulamast kohtumisteni ja kui mul kellegi minu targust kasu on, siis aitäh!